Oota, õnnetan. Tere hommikust, käes on neljapäev. Mitmes siis on? 12 juba või? Eile vist oli 11 või? Täna on 12. detsember ja meil on olnud lihtsalt jube öö. Prevenil, ma ei tea, mis kell, mingi 1 aeg tekkis siuke köhahoog, et tooks on siis meil voodi täis, sõna otseses mõttes. Ja neid köhahooga tuli siia öö peale veel. Ma mõtlesin, et ta lihtsalt jääbki köhima reaalselt, sest et mitte midagi ei aidanud. Lõpuks, mis aitas, oli see, et ma andsin talle ühe lusikatäie või pool lusikatäit mett ja siis oli vaikus mõneks ajaks. Nii et päris jube öö oli. Alustame meie seda hommikut. Ma hakkan hommikus söömas, mul on vaja koertega ära käia. Siis mul on vaja paar asja arvutis teha, aga muidu mul täna õnneks nii kiire ei ole, kui mul nüüd viimased 3 päeva või 2 päeva siin olnud on. Ille. Mis see on? Issi tõi. Issi tõi või? Kus Issi neid tõi? Sealt. See poest. Issi tõi poest või? Kas mitte Päkapikk ei too neid või? Päkapikk tõi ju. Issi tõi ka. Issi ostis endale ka või? Aga Päkapikk tõi sulle ka või? Ha? Ma panen näpu siia. Ma panen näpu siia. See on šokolaadkallis. Kas mina teen lahti? Siit saad lahti teha niimoodi. Kas äkki enne me sööme soolase toidu ära või? Ei. Joo. Ei saa kohe maiustama hakata ju. Ja me sööme ennem soolast. Ja see on magustoit, eks ju? Kas sa oled kindel, et sa seal tahad süüa nurgas niimoodi või? Miks? Emme peab ka sinna sööma tulema või? Seal ei ole kuigi mugav süüa ju. Äkki tood ikka siia? Siis emme saab ka istuda. Okei. Siis ma ütlen. No ütle Alfale, et tuleb eest. Too eest. Korralik munapea. Lihtsalt kui ma koertega õues käin, ala TikTokis näed, kuidas mingisugused sellised fashionistad nagu panevad ikkagi endal mingisugused, ma ei tea, mingi pika säärega, mingid ilusad kummikud ja ma ei tea, sinna säärised alla. Ja siis olen mina, kes ma reaalselt panen kõige random asjad üldse selga, mis kapist võtta on nagu. Ma oleks võin nagu soojamalt ka panna, sest ma muidugi ilma teada ka ei vaada, mitu kraadi meil siin õues täna külma on, et päris jaheda võitu, aga see väga hull ei olegi. Vähemalt kõrvad panin sooja. No tõesti, ma olen ikka imeline välja. Issand, kuidas need koerad mind vahepeal nii kurjaks ajavad lihtsalt. Aga kui nendega mõlemaga käia, siis üks on alati pikem otsast, teine on lühem otsast, sest kui nad oleks mõlemad sama pika otsast, siis nad lihtsalt hakkaksid võidu kiskuma, on ju. Aga võt see, kui nad lihtsalt käivad ühelt poolt ja teiselt poolt ja siis ma olen kogu aeg kuidagi krussis, käed on krussis, no proovi niimoodi liikuda, lähme siit. Just nagu veits lund hakkas sadama, aga see oli nagu ülikorraks ja
mis mõttes nagu, mis selle ilmataadil nagu viga on, kas ta nagu päriselt ka jällegi siis annab meile mingi ülipika talve ala mingi detsembri lõpus mingi aprillini või? Ma pigem nagu eelistaks ikkagi seda, et on november, detsember, jaanuar ja võib-olla veebruar siuksed lumisemad on ju. Et niigi pikalt. Aga ei, siin detsember on jälle põhimõtteliselt siuke must kuu olnud või selles mõttes valget on ka, aga no mitte midagi sellist ala maagilist. Tahaks siukest paksu lume ja sellist on ju. Palun väga, sellest ma räägin nagu kogu aeg lihtsalt üks sama jama nagu. Ja siis sikutab teine, ma ei tea kuhu suunas. Ebareaalne. Keksu mängimine käib kogu aeg. Nii sõbrad. Ma eile panin juba tegelikult pärja. Ma eile tegelikult panin juba pärja sinna seina peale üles, aga ma mõtlesin, et ma võiks sellele valgusketiga lisada ja meil oli praegu siuke valges sinikas toonis, mul tegelikult meeldiks rohkem kollases, aga on mis on. Panen ta siia ümber, aga ma ei tea, kas ta on nüüd veekindel. Ilmselt ei ole, et ta on nii võina patareidega ka, nii et ma panin ta kilekoti sisse ka igaks juhuks, siis on kindel. Paneme talle siia selle valgusketi ümber. Siis annab rohkem efekti ka õhtul. Kusjuures mu ema tegi sellise minu arust üliilus. Tahaks ise ka järgmine aasta kindlasti ise proovida teha just. Ja kuna nüüd ma toksisin eile naelaga siia meil siia nii-öelda tuulekoja selle seina sisse nagu akna kõrvale õue, siis ma saan iga aasta sinna riputama hakata. Mõtlesin, et võiks lõpuks selle punase selle litsukese siia ukse peale ära panna. Nii et vaatan, kuidas meil see välja tuleb. Ma lähen praegu riputan selle pärja uuesti ülesse ja siis vaatan, kus ma selle kanga üldse panin. Kanga sise on siis selline. Ma ei kujuta ette, mitu meetrit see on, aga päris mitu, nii et tehaks jaguma küll, võib-olla jääb ülegi. Ühesõnaga vaatan, kuidas ta meil siia ukse peale läheb. Ma ei tea, kus ta alustada. Mis sa teed? Teid lipsu meil ukse peale. Ma näitan seda kunstiteost teile. Sees siis siukene, ta oleks muidu palju koledam jäänud, aga nii ei vähemalt midagigi. Aga väljas on nagu see lipsu osa. Ta on nagu meie ukse jaoks vist veits liiga massiivne, mul tundub. Ma ei tea, ma veel mõtlen, kas ma jätan ta siia või mitte. Samas muidu mul ei oleks siin midagi, nii et võib-olla, ma ei tea. Ja nagu ma nüüd näitasin, seest on siuke täitsa nunnu minu arust. Iga lõunane draama on see, kui Preven peab magama minema. See on kõige jubedam asi üldse, mis temaga juhtuda saab. On poiss ausõna. Õige kuupäev leida. See kõigil on lõpus. Minule ei kipu mõlema. Smart Casual, mõnusa sooja kaksikuga. Nagu ikka, alati mul läheb kiireks. Ma olen otsapidi stuudios. Esimene trenn on tehtud. Lauad valmis sätitud. Meil on Fuertedega täna ka siis jõuluistumine. Ma tulin praegu vetsu riided vahetama, siis meie teema on glitter. Aga ma vahetan riided ära ja siis lähme vaatan, mis me üldse tegema hakkame. Põhimõtteliselt sama nagu Femsidegagi. Lihtsalt meie piperkuugimaju idees meil on piiratud aeg. Tund 15, midagi sellist, sest ma pean siit kohe otse minema järgmisse trenni.
neljapäev. Aga neljapäev purgis, homme vaba päev. Praegu küll siuke tunne, et ma kavatsen homme mitte midagi teha. Praegu ma tunnen nii aga raudselt. Ma suudan jälle miskit välja mõelda, mida enda vaba ajaga ette võtta. Ma mõtlesin, et minult vlogmassi 11. päev ei jõuagi välja, sest et ma päeval mitte kuidagi lihtsalt ei jõudnud seda editida. Ma tegelesin täiesti teiste asjadega. Ja siis ma päeva peale mõtlesin, issakene, mul on ju vaja editida ka. Aga ei, siis ma pidin juba tööle jooksma. Ja nii ma siia jõudsin. Lõpetasingi nüüd kell 10 alles. Veitsin 10 lõpetasin editimise ja siis pidin YouTube üles laadima, ma ei tea. Siis kui kiiresti vaja üles laadida on, siis ta laeb lihtsalt mingi ülikaua. Ma ei saa aru, mis värk see on. Aga minu poolt on töö tehtud. Ja nagu mu näost on näha, siis ega minust täna mingit suuremat jutustajat ei ole ka nii, et ma lähen Prevuga tuttu ära, pean voodi ära tegema, sest et ma vist ei jõudnud rääkida, aga ta täitsa lõpp, mul on tõesti nii kahju reaalselt. Ta oksendas öösel, on ju, voodi täis, siis me viskasime kõik pessu. Siis lõunalt oksendas enda voodi täis, sest et ilmselt ta nagu magab kuidagi niimoodi, et tal kõik röga ja kõik see nagu vajub tal kurku, siis ta hakkab pöökima ja siis ta oksendab nagu toidu ja kõik ka välja. Nii et ma loodan, et täna ei ole sama case. Oleme siin ikkagi tublisti teinud auru ja kõike seda ka, nii et loodame parimat. Ma ei viitsi isegi seda subscribe-imisjutu siia lõppu rääkida, nii et olge lihtsalt toredad. Tšau! Ciao.